Tere päevast! Tänaseks meie ülesandeks on valmistada selline väike karvike, millele tuleb külge koodlukk. Nimetame seda siis aardelaekaks või koodiga seifiks. Esimese ülesandena võtke oma kotikesed lahti, veendume, et kõik detailid on olemas. On olemas sellised õhukesest vineerist laserlõigatud seinadetailid. Näiteks nagu see siin on põhjadetail, need on otsadetailid, siin on kaanedetail, luuk ja siia tuleb see koodlukk siia auku. Siin on koodlukk, siin on sellised plasmass fiksaatorid, uksehing, väikesed kruvid ja 2 pikka kruvi. Ja siis proovime need kõik kokku panna oma vahel, kruvid kinni keerata ja vaatame, kas me saame oma aardelaeka toimima. Esimese ülesandena peaks leidma üles otsadetaili ja küljedetaili. Need omavahel ühendama ja kruvi sisse keerama. Kruviga nad ära fikseerima, et nad siis omavahel peaks püsima, et lahti tuleks. Ja kolmanda sammuna järgmine otsa ja küljetükk ja jälle kruviga kinni. Ja kruvi keerata, kui te kruviga peate keerama, siis kruvi keerake kella suunas niiviisi. Kruvi niipidi keerama. Pole mõned väiksemad. Teist ei ole kruvi väga palju varem keeranud. Siis panete kokku, kruvi siia auku ja siis keerate kruviga selle kinni. Kui seinad on koos, siis lükkate selle põhja detaili sinna alla. Aga kui te need seinasid veel panete, te peate jälgima, siin on sellised nooled. Nooled tuleks ülespoole panna. Nendel otsatükkidel on nooled peal. Need lähevad ülespoole. Mõlemal peaks jääma ülespoole. Ja siia tuleb siis nende noolte poole tuleb see kaane pool ja allapoole tuleb see põhjaplaat. Panen endale ka kokku. Panen kokku. Nool on siin. Nool on siin. Panen kruvi. Ups. Keeran kruvi sisse. Järgmine. Täppaga panen algul sisse. Kruvi keeran. Ja läheb jälle sisse. Poolt. Paika. Kruvi keeran ja sisse. Paika. Täppaga kruvi ette. Kruvi keeran. Ja läheb sisse. Põhjadetaili. Ja sekin selle põhjadetaili. Ja lükkan näppudega ilusti sisse selle. Näppudega sekin. Tähtis jälgida seda, et te lükkate hästi lähedale vastu, et siia vahele jääks pilusid. Kui pilu jääb vahele, siis kruvi hästi võtta kinni, ta paneme hästi lähedalt, et kruviga kinni keerata. Panin põhja külge, lükkasin lähedale ja läheme selle kruviks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keeran kruvid sisse.
ja isegi näpuga natukene lähedale lükata, et see kruvi läks kaugemale. Kruvi jääbki sellise vahe sisse, kui näpuga ei lükka lähedale. Et näpuga on hea käega pinget peale hoida. Siin on üsna kaval see kinnitussüsteem, et on auk sisse põõritud, siiapoole on pilu ja see kruvi keerel läheb siia pilusse, siis fikseerub siin pilus ära. On päris kaval süsteem. Täitsa hästi hoiab. Minul on nüüd kaart juba koos. Võime siit ka järgmise lehe peale keerata. Põhjaplaat, kruvidega kinni, tehtud. Nüüd tuleb otsida kaanedetail. Seda plastmasstükki. Siin tuleb nüüd jälgida, et see hästi sinna serva panna. Pildi peal on ka näha, et esimesest august servast tuleb hakata kruvis keerama. Kruvid tuleb keerata vineeri poolt, siis ma panen jälle kruvidega koos. Setid selles ära. Setid ära, esimene auk. Kruvi. Vineeri poolt paned kruvi siia auku. Hakkad vaikselt keerama, teiselt poolt vaatad, et see tuleks õigest kohast, kus välja tuleb vahel piilud siia. See õige auk on. Settida vahepeal. Lõpuks hoiad seda plastmassi siin vastas ja siis keerad samal ajal kruvi. Läks võita. Keeran see selgeks. Võtan teise kruvi. Ja keeran jällegi. Üks on pandud. Teine samamoodi. Võtan jälle plastiku. Võtin siia alla, et esimesse auku seda minema. Räägime õigetesse aukudesse ka. Et mitte siia sisemitesse aukudesse, vaid siia vahepealsetesse aukudesse. Kui see peaks valesti minema, siis saab selle alati uuesti. Näpuga algul kruvi natuke sisse. Setin neile augu paika ja hakkan kruvi. Tehtud. Nüüd on näha, et teavad sellised nagu otsad või. Need otsad on sellepärast, et see karbi luuk jääb sinna enda plastmasside peale kandma, sellepärast, et see all peavad olema tükid. On tehtud. Nüüd on 7. punkt. Tuleb selle sinna karbi peale panna, selle kaane. Näeme siis peale ära. Teeme karbi jälle. Oleme sobitud aukudeks. Nüüd jälgime ka, et õiget pidi. Mul hakkaski algu valet pidi minema, et ühte pidi ei lähe. Siin on need augud erinevat moodi. Nagu läheb pidi. Kauda. Keeran teist pidi. Ja nüüd hakkan uuesti peale sobitama. Laua peal oli hea korraks panna, see surud ilusti paika. Surus on paika laua peal, kõik on siit ilusti siit vastas ka. Surus on paika, keeran kruud sisse jälle. Siin on vaja tegelikult jälgida, et
et siin ümber 70 noolega näitab praegu, et sisemised augud jätka vabaks. Siia läheb see hing, kaane hing, aga välimistest aukudest läheb kõvutsis sisse. Kui te panete kogemata sisemistest, tuleb te pärast lihtsalt lahti keerata. Aga pange parem kohe välimistest, sest teil on lisatööd ei pea tegema. Enne näpuga kõvutsis. Ja hakkan keerama. Sitten jälle näpuga natuke hoida seda survet peas, läheb lähedale jõud. Neljas. Viies. Ja siiamaani me oleme ainult lühikesi kruvisid pannud, et pikad kruvid tulevad varsti, pikkasid kruvisid. 2 pikka kruvi on ka, neid ärge praegu veel pange. Tead pärast spetsiaalsesse kohta. Nüüd järgmise tööna tuleb otsida üles seda kaane detail. See luku vastaspool. Tege neerisekk. Ja siin läheb 2 pikemat kruvi vaja. Et siin on 2 pikemat kruvi. Ja siis tulebki hakata need külge panema. Aga kuidas pandud on? Seda kaane. Panen selle peale. Lükkan pikad kruvid. August hakkan sisse keerama juba. Siin tuleb lihtsalt väiksed vineerid siia alla panna, et tugevamalt jääks. Ma algul otsad keeran sisse kruvid. Keerasin otsad sisse ja võtan selle lisavineerid ikka tugevdada. Selle on panen alla näpuga hoian selle all. Keeran lõpuni sisse. Siin jõuka vineerid, sellepärast on hea see tugevdus. Praegu peab tugevam kinni, muidu ta ei püsi sinna. See on pandud. Nüüd on vaja ukse hing leida. Ja ukse hingega ühendada omavahel see gaas ja karp. Hing on leitud. Ja hing on hea panna niiviisi, et see hing on alt nagu sile. Ja peal on selline kõrgem osa, kus on see kõrgem osa, siis panna üles poole, et panna niipidi. No. Kui te teistpidi panna, siis see luuk jääb lahti tulema, see hing käib niiviisi tuleb lahti. Kui teistpidi panna, siis ta ei tule nii lahti ja see nagu kõrgem osa jääb sinna vahele kinni, siis ta ei jää teile, et kõrgem osa läheb üles poole. Hing siia ja kruvidega kinni jälle. Siit on korras. Ja nüüd läheb siia karvi külge. Ja peale. On kruvid, keeran kruvidega kinni jälle.
Meil on viimane osa. Lukk. Lukus auku. Peab nii pidi panema, et see pool läks siia poole, kus see koht on. Just panen jälle kruvidega kinni. Nüüd on teil siin luku sees punane plastmasstükk, tuleb välja tõmmata, siis see kood lõkkub tööle. Siin on kõik numbrid praegu nullis ja see kood nagu ongi 0000 kood. Tõmbad seda plastmassi välja. Siis teeb kinni, seda koodi ära muuta. Teil lahti teha, keerata kõik nullidesse. Tõmbate siia lahti. Parandada üldse, ma panen näiteks kellad ja siis kõik ei saa seda kella ja üles peitus. Kella panen sisse, uks kinni. Kell on nüüd siin peitus, keegi seda kätte ei saa. Kes koodi ei tea, seda kätte ei saa. Siis panen jälle välja, võttes panen 3-0. Jälle välja. Paar asja jäi üle, ka paar kruvi jäi tagavaraks. Võite alla sääda, kindlasti vaja minna hiljem, et võib mõni kruvi kaob ära, et neid kasutada. Aga aitäh teile, olite tublid. Ja järgmine kord juba teeme uut asja. Kohtumiseni.